kunagi minu sees oli selline küsimus, et kes ma olen, milleks ma siia tulin. Et need küsimused põhimõtteliselt tekitasid suure masenduse minu sees. Ja tavaelus igapäevaselt ma sellest ei mõelnud. Aga kui tekkis mingisugune selline, ütleme, natukene depressiivsem moment ja ma hakkaks mõtlema, et ei olegi võimalik, et ma tulin siia lihtsalt niisama vabandust sööma, jooma, seksima, tiipama ja nii edasi, eks ole, aga ja ma näen, et inimestel see küsimus on ja inimesed arvavad, et see küsimus peakski olema kogu aeg nendega kaasas. See on normaalne. Jaa, et nagu mingi X oled. Ma olen veel vaimne inimene, mul on sellised küsimused ja nad ei leia vastust selles elus ja nii edasi. Ja see ongi point, et ma otsin seda vastust. Terve elu. Ja siis suren selle küsimusega. No jah, meil kõigil, minul oli ka see küsimus, mis on minu, ma vihkan seda sõna missioon või, mis on minu eesmärk siin elus. Minu eesmärk, nagu sinu eesmärk, nagu kõikide inimeste eesmärk on, teate mis? Elada. Nautida seda elu. Tegelikult kogu elu eesmärk ongi nautida seda olemist siin maa peal. Nautida elu selles kehas. Luua enda mõtetega oma kogemusi. Ja siis, mida sa soovid oma kogemustega, mida sa oma mõtetega soovid, kõik me soovime rikkust, kõik me soovime tervist, kõik me soovime suhteid, kõik me soovime mida veel. Otsast peale võid alustada sama. Korrata veel. Tervist, küllus, suhted. Sisuliselt on 3 asja, mida me soovime. Tavaliselt soovitakse kõik suhteid, raha ja tervis jääb viimaseks. Ja võib-olla nimi, kuulsus, eks ole, tunnustus, tähtis olemine. Sa võid kõike seda saada siin elus, kui sa oma mõtetega seda lood. Sest meie elu loob meie mõte, aga eesmärk on elada ja nautida. Me ei tulnud siia maa peale tegelikult üldsegi mitte kannatama. Kuigi meie kogu kui vaadata ajalooliselt, inimkond kannatab ja eelmine sajand, 20. sajand oli eriti raske sajand, kus oli juba kõik need kannatused, need sõjad on ju kerkinud hullumeelsuseni. Tuleme selle asja juurde tagasi, kui sa ütlesid, et ma oma mõttega võin luua seda, mida ma tahan. Okei, nüüd ma pingsalt hakkan mõtlema sellest, et ma tahan raha. Kuhu see mind ja toob. Sa tahad seda raha mille pärast? No ma ei tea, lihtsalt tahan raha, eks ole. Ei, sa tahad olla, kui sul on raha, siis sa oled teistest üle. Näiteks või hirmutundest, eks ole, või mitte rahulolust, et ma praegu ei ole endaga rahul, sest et tavaliselt see on ju ikkagi egoga seotud, eks ole. Et mina tahan, et minu pilt minust oleks parem, tahan oletame kellelegi midagi tõestada, iseendale, oma vanematele. Tihtipeale me tahame midagi kellegile tõestada, oma väärtust tõsta. Kindlasti ei teki see mingisugusest sellisest puhtast, õilsast tundest, et ma tahan olla rikas, sest ma tahan maailma aidata. Või ma tahan olla rikas sellepärast, et ma armastan rikkust. Ei, see tuleb ikkagi mingisugusest sellisest sisemisest pingest ja mingisugusest sellisest pingelisest vajadusest. Näed, mis mõtted loovad meie elu? Need meie mõtted, mida me tegelikult ei pane tähele, see on see hirm. Antud juhul on hirm, et ma ei ole piisavalt hea, mul ei ole piisavalt raha. Ma pean tõestama, igal ühel on omad programmid, millega me siia ellu tuleme. Iga üks hakkab oma sellest programmist seda raha taotlema ja siis on üldine egregor ka veel, eks ole, mõjutab üldse, et kui sul on piisavalt raha, siis oled teistest parem. Karolina, mille mis sina tahad olla rikas? Kindlasti, et olla teistest parem. Lihtsalt teistest parem. No seal ongi kõik see, mida ma nimetasin, vajadus kuidagi kellelegi olematule persoonile midagi tõestada, aru saamata, mida. Ja just Antoniinaga rääkisin meile, et see avas minu jaoks väga palju. Et tuum on ju ikkagi see, et ma ei armasta iseennast piisavalt, et mul on kogu aeg vaja mingisugust välist kinnitust, olla parem, olla
olla teistmoodi, mitte selline, nagu ma hetkel olen, sest et see, nagu ma hetkel olen, ei ole väärt armastust. sa ütlesid armastus. tegelikult on 2 asja siin maailmas, mis annaksid võimaluse sinul elada, nautides elu, kogedes neid kogemusi, mida sa oma mõtetega ise lood. ja ma täpselt neid teadlike mõtetega lood. sellepärast, et kui sul on tänutunne kõige eest, mis sinu elus on, sellest tuleneb iseenesest välja ausus enda suhtes ja sinu elus ei ole tarvis kannatusi, sest sa ei pea siis enam kannatama, sest tänutunne puhastab ära kõik meie programmid, need negatiivsed programmid, mis meie sees töötavad. kui sul on tänutunne, siis tähendab, sinus ei ole aktiivseid negatiivseid programme, sinus töötavad ainult positiivsed programmid. Positiivsetest programmidest sa mõtled ainult häid mõtteid ja läbi selle sa lood endale kaunist elu. kui ma arvangi, et ma olen tänulik, ma olen absoluutselt veendunud selles, et ma olen tänulik emale, isale, kõikidele inimestele. ja sel juhul, kui sa oled tänulik kõikidele inimestele, kaasa arvatud oma vanematele tänulik, siis su elus ei saa ühtegi probleemi olla. Sul ei saa olla rahalisi probleeme, sul ei saa olla suhteprobleeme, sul ei saa olla üleüldse probleeme, sa oledki kui lillekesi. Kui sa oled see, siis sul on tänulikkus olemas. Ma arvan, et väga paljude inimeste jaoks võib see, millest me praegu räägime, tunduda nii, okei, jaa, tänutunne. Nüüd ma lähen koju ja hakkan olema tänulik tänasest päevast alates. Mina otsustasin nii, aga millegipärast elu siis ei lähe eriti paremaks. Et kuidas seda tänutunnet kasvatada või tekitada. Või mis asi see üldse on? Just. Te esitasite kohe korraga nii palju küsimusi. Lubage, ma hakkan kuskilt otsast midagi vastama teile juba. Tänutunne on, ütleme, sa saad aru, et sinus on tänutunne, sisemine tänutunne, mitte see, mida sa välja ütled. Sest tihtipeale see, et Kellis, ma olen sulle nii tänulik. Mis ta on raha nii palju, et võiks rohkem ka mulle tuua, võiks rohkem minu eest maksta. Üleüldse, mis temal viga on. Mina siin väike vaene, tema suur rikas. See ei ole tänutunne. Kui sa ütled, Kellis, jaa, ma olen sulle nii tänulik ja sees käivad kõik need mõtted. Läbi see ei ole tänulikkus. Kui sul on pretensioonid, siis tähendab, sul ei ole tänulikkust. Kui sul on pretensioonid oma vanemate suhtes, kus puhaks või kõige pisem pretensioon, see näitab, et sinus ei ole piisavalt tänulikkust. See väline tänulikkus ei ole see, millest me räägime. Mitte see, me näitame välja kõik, ma olen nii õnnelik. Teate selliseid inimesi, kes räägivad, et ma olen nii õnnelik, ma olen nii õnnelik ja sa näed, et ta sees on nii valus, lihtsalt see on mask. Ma arvan, et ma austan oma vanemaid ja ma olen tänulik nendele, ma ei tea, selle eest, mida nad mulle elus andsid. Ma võtan kõike vastu sellisena, nagu see on. See on hästi populaarne selline, mitte midagi ütlev lause. Tõesti nii mitte midagi ütlev lause, see on jällegi üks vale, teised vale otsa. Sa ei ole oma vanemad, tavalised inimesed, me oleme kõik tavalised inimesed. Tuletage tüdrukud meelde, kui palju oli meis seda tänamatus oma vanemate suhtes. Paljud ei taha tunnistada isegi oma rahvust, seda me oleme siin kogenud pidevalt. Paljud inimesed räägivad, et nad on aadlikud, nad on sealt sellisest peenemast perekonnast. Kuidas sa siis austad ja oled tänulik oma vanematele, oma esivanematele, kui sa isegi ei tunnista nende päritolu, nende rahvust, nende eluviisi? Kus see siis tänulikkus on? On see tänulikkus? Ei, kindlasti mitte. Kui me räägime, et ma olen tänulik oma vanematele ja samas sa siiamaani kannad enda südames salajates soppides valu, et sinu isa ei olnud sinuga. Ei oma tähtsust, kas isa ei kasvatanud sellepärast, et ta läks lahku sinu emalt või sellepärast, et sinu isa lihtsalt võttis suri ära.
tema saatus oli selline, kus see tänulikkus on, kui sa kogu aeg kannad seda valu enda sees. Ja muideks, tuletan teile meelde, et tervendavate suhted oma isaga tänamatus oma isale tekitab mida? Rahalisi probleeme, finantsilisi probleeme. Aga kui mul neid ei ole? Finantsilisi probleeme üldse. No oletame, et mul neid ei ole. Mul on kõik hästi, mul on hea äri, kasvab äri ja mul on kõik olemas, nagu miks me peaks üldse sinna vaatama nagu nende suhetesse. Või et üleüldse mulle tundub, et mul on elus kõik korras, mul on pere, mul on lapsed, kõikidel läheb kõik hästi, ma olen terve, mul on head suhted vanematega. Kui ma olen nii terve, nagu peab olema selles vanuses, noh. Just, et... See on hea termin selles vanuses, vaadata oma passi proua, mida te tahate oma tervis. Et kindlasti oluliselt parem tervis võib-olla kui no, minu eakaaslastel, eks ole. Et kas ma siis pean ka kuidagi vaimse kasvuga tegelema, milleks on, kas see ei ole inimeste jaoks mõeldud, kes on probleemides ja raskustes ja ei saa ise oma eluga hakkama. Ja kes on depressiivsed üleüldiselt, eks ole. Nendele inimestele siis, kes oma eluga ise suurepäraselt hakkama saavad, et vaimsus oleks siis nagu omamoodi ennetustöö. Jah, ennetustöö küll, aga miks see praegu ma natukene tahaks täpsustada. Asi on selles, et need reeglid, mille järgi me elasime veel 50 aastat tagasi, rääkimata 100, 200 ja 300 aastat tagasi, need reeglid töötasid siin universumis, siin meie planeedil Maa. See oli normaalne energia, see oli teatud tase, teatud vibratsioonid, milles inimkond elas aastasadu. Nüüd, kui algas uus ajastu, uued energiat, see ei ole esoteeriline maailm isegi, seda on kinnitanud teadus, et kõik see energiatase muutub ja selles hetkest, kui energiatase hakkas muutuma, teised energiat, vana paradigma hakkas lagunema ja on tekkimas absoluutselt uus paradigma, tähendab uued elunormid, uued seadused. Ja nendes enam ei tööta see vana mõttemalli, vana elustiil. Tuleb kohaneda uute energiatega, et sa ei peaks elus kannatama. Sest kui sa ei kohane nendega, sa kaasa ei lähe, siis maailm hakkab sind ikkagi suunama sinna poole. Et sa pead kohanema uue energiaga. Rohkem ei tahaks hetkel. Ma usun, et sellest piisab. Tahate veel midagi küsida? Võib-olla saate monteerida sinna juurde. Et vaata, kui me tuleme siia maailma, siis me tuleme oma juhtimissüsteemiga. Vähemalt niimoodi nimetavad seda Ester ja Jerry X-id. Juhtimissüsteem või kõrgem mina, allikas, hing, vaim. Sünonüme on väga palju. Nimetame praegu seda minu juhtimissüsteem. Läbi selle juhtimissüsteemi, mis töötab meie sees, maailm kogu aeg annab meile märku, kui me paneme märgist mööda, kui me laseme märgist mööda. Kui sa ei ole enda heaolu teel, kui sa kaldud kõrvale oma heaolu teest, siis siin antakse sulle märku. Me kõik tunneme seda kohta enda sees. Ja ta annab sulle märku, miskit on valesti. Vaata asjad üle. Aga meil ei ole aega. Me ei taha sisse vaadata, meil ei ole õpetatud. Meil ei ole seda kogemust. Paljudel me lihtsalt ei ole seda kogemust. Sissevaatamise kogemust. Ja me kogu aeg jookseme. Saame haiget, välises maailmas parandame kõik ära, saame veel tugevamaks. Suhtleme inimestega, me teame, kuidas peab suhtlema inimestega. Ütlen, kui meeldib sees, mõtlen. Ma ei taha öelda, mida ma mõtlen. Aga ma mõtlen, et
sa võiksid ikka normaalse tellimuse mulle teha, siis ma olen sinu peale nii palju aega raisanud. Ma olen nii tänulik teile selle tellimuse eest. Ja nii edasi. Teate kõik, me teame kõik seda. Ma ei näe siin teil 20 aastat. Kogu aeg üks tees, kus üks mäng käib, eks ole. Ja kui meie esiteks, mida teeme meie siin juba aastast 2012. Me õpime suhtlema iseendaga, selle sinu tõelise struktuuriga, see, kes mitte kaduv osa. Meie keha kaob ära. Ükskord. Mitte keegi ei jää selles kehas siia maa peale igavesti elama. Lähme siit ära, keha läheb ära, aga sina, see päris sina, kes on külalisena oma kehas siin maa peal, see ei kao kunagi. Ja ta teab oluliselt rohkem, kui tead sina selle kardiga, meie suurepärase mehhanismiga, suurepärane tööriist meie mõistus, aga ta on ikkagi tööriist sinu teenistuses, nagu on sinu teenistuses kogu sinu organism. Ta on sinu teenistuses. Sa ei ole see ego, sa ei ole see keha. Sa ei ole see mõistus. Sa ei ole isegi see intellekt, mida me oleme siin püüdlikult kasvatanud. Sa oled oluliselt võimsam ja mitte kaduv. See, kes tuli siia kogema, nautima seda elu. Me ei tulnud siia kannatama. On veel kord nimetada seda. Me ei tulnud siia kannatama, me tulime siia nautima elu. Ja kui sa oled teadlik, kui sina saad ühenduse iseendaga, selle päris endaga, ja kuulad oma juhtimissüsteemi, siis sinu elu hakkab muutuma müstiliselt kiiresti ja oluliselt põnevamalt, kui sa isegi oskasid oma mõistuse tasemel seda ette kujutada. Kõik on väga äge, mida sa räägid. Aga mis siis inimesed kannatavad? Sellepärast, et me tuleme lihtsalt tollest ajast. Me tuleme tollest ajast, kus ei olnud teist võimalust kasvada kui läbi kannatuse. Oli pimeduse aeg. Miks ma peaks üldse kasvama? Ma tulin lihtsalt elama. Kui sulle meeldib see kannatus, lase käia. Kuhu kasvama? Millest sa üldse räägid? Laiuses. Kinosi juurde. Ei, sisemine kasv. Antoniina, sisemine vaimu kasv, laienemine. Vaim peab kasvama. Niimoodi on lihtsalt see maailm ja see universum loodud. Meie vaim peab kasvama. Me ei saa jääda seisma samale tasemele. Vaata, see on sama hea kui sinule väiksele tüdrukule osteti väga ilus kleit. Suurepäraselt ilus kleit. Ja mina siin ei mahu. Ei, sina sinna mahtusid suurepäraselt ja sa kandsid seda kleiti. Kandsid ja kandsid, aga mingi hetk ta hakkas sulle ikkagi väikseks jääma. Ja siis 20 aastat hiljem sa ikka üritad. Ja sa oled veel kohale ka, et ta ei lähe sulle selga. See on iga asi lihtsalt omal ajal. Ja seega sa kasvad sellest kleidist välja, sa kasvad ka sellest tasemest välja. Lihtsalt nii on ette nähtud, et me kasvame.